Tere! Täna astub jälg korraga igavikulistel ajalooradadel, aga vaatab otsa ka digitaalsele tulevikule. Iga kord, kui keegi kuskil labida maasse lööb, võib juhtuda, et see kõlksatab vastu killukest meie avastamata ajalugu. Põnev küll, aga mis saab siis, kui see juhtub näiteks Rail Balticu trassil? Tulevikust rääkides, lisaks inimestele toimetab internetis ka hulgaliselt asju. Mis asi see asjade internet ehk Internet of Things täpsemalt on ja kuidas ta meid toetab, sellest tänases saates räägimegi. Siin on kellegi pealuu. Jah, kuna tal on olnud vist pärg ümber pea ja siin on nagu selle pärja jäänused. Ilusad terved hambad. Mõni on puudu, aga... Jaa, et keskajal läksid hambad palju halvemaks. Jah, huvitav, millest see tuli? Kas sest toitumine muutus lihtsalt nii palju juba? Sul on palju süsivesikuid vist oli toidus. Et nendest kiviaja inimeste hambad on vist kulunud, aga neil kaarjast väga ei ole. Üldiselt, jah. Suurte teetrasside ehitusega on Eesti maapõuest üsna juhuslikult välja tulnud mitmeid põnevaid avastusi, mis meie esivanemate eluolu kohta olulist infot annavad. Nii leiti näiteks 2009. aastal Tallinn-Narva maantee ehituse käigus rikkalike leidudega muinasaegne Kukruse kalmistu. See leiti talvisel ajal, väga külm talv oli ja see tähendas seda, et selle talve jooksul siis kogu see kalmistu ka läbi kaevati, läbi uuriti. Ja kuulus on ta tõesti oma rikkalike leidude poolest ja üks rikkalikumaid matuseid on siis praegu ka Uues ERMis väljas, Kukruse lemm. No sinna on tulemas kanguru liiklussõlm. Rong liigub siis ühe produkti alt läbi ja on tagatud liiklus nii rongile kui ka inimestele ja autodele. Oleks Peeter Suur seda teadnud? Peeter jah, paraku seda kindlasti ei teadnud, et kuhu me täna liigumegi, ongi tegelikult siis Peeter Suure merekindluse nii-öelda siis kaevikute süsteemi varemete asukohta, mida enam ei eksisteeri, sest et Rail Balticu tarbeks oleme me seal läbi viinud ka arheoloogilised uuringud. Selgus tõsiasi, et kui Rail Balticu trassikoridor välja valiti, siis trassi asukohta jääb Peeter Suure merekindluse siis nii-öelda kaevikute süsteem, mis siis kaitses omal ajal nii-öelda võimaliku ründe eest siis nagu lõuna poolt Tallinna. Tuleb öelda, et uuringud viisime läbi ja ega seal peale väikse mürsukillu midagi leitud. Et tegemist ei olnud betoneeritud kaevikute süsteemiga, vaid oligi liivikusse rajatud siuke puidust süsteem, mis aastakümnete jooksul on lihtsalt kokku vajunud ja ära mädanenud. Ootamatu leiu avastamine toob taristu ehitajale kaasa palju probleeme. Tööd tuleb kiiresti peatada, et leidu mitte rikkuda ning muinsuskaitsespetsialistid ja arheoloogid saaksid leiupaigaga tutvuda, kaevetöid teha, leiud dokumenteerida ja kogudesse viia. Sellised ootamatud seisakud on suur ajaline ja rahaline kahju. Kuigi üllatustest pääsu pole, võimaldab põhjalik eeltöö keerukaid olukordi vältida. Sellised juhtumid nagu see Kukruse, et eks me ikka ju üritame kõik õppida ja teha järgmistel kordadel paremini. Ja selles mõttes on hästi oluline just see nagu ennetav lähenemine ja prognoosiv lähenemine. Et me võimalikult varases etapis teeksime need riskid kindlaks, et kas seal on ohtu, et midagi maa seest võiks välja tulla või ei. Ja Rail Baltica on väga hea näide, kus tõesti see selline koostöö muinsuskaitse, arheoloogide ja tõesti projekteerijatega nagu hästi varases etapis läks hästi käima.
Rail Balticu projekti juures alustati arheoloogiliste uuringutega juba maakonnaplaneeringute koostamise ajal enam kui 10 aastat tagasi. Kõikidel trassi alternatiividel analüüsiti arhiiviallikaid, uuriti ajaloolisi kaarte, kohapärimusi ning aerofotosid. Peale tänase trassikoridori kinnitamist tegid arheoloogid potentsiaalsetes leiukohtades maastikuseire ning väiksemaid kaevetöid. Me saime hästi palju tööd, me saime tõesti minna kohtadesse, kus me ei olnud kunagi käinud, kus keegi võib-olla ei olnud arheoloogid üldse käinud. Et see oli täiesti selline avastamata maa. Ta oli selles mõttes hästi põnev, sa ei teadnud kunagi, mis sind ootab. Et eks me tegime ka eelnevalt kaartidega tööd, et kus midagi võib olla, kus on olnud vanad talukohad näiteks. See, et tulevaste kiirete rongide teele jääks võimalikult vähe arheoloogilise väärtusega alasid, oli üks trassivaliku kriteeriume. Ühtpidi nii oluline, teistpidi nii igav. Selles mõttes et kui nüüd praegu mõelda, et siis nagu Rail Baltica trassi ehitamise käigus selliseid nagu ulmeliselt põnevaid avastusi võib-olla ei ole, mis oleks näiteks võrrelduvad kukrusega. Aga tegelikult see on hea, sest et seda me ju tahtsimegi. Just täpselt. Vältida, sest et eks see arheoloogia muidugi, kui ta väljas on, teda saab eksponeerida, tema kaudu saab uurida minevikku, aga kõige paremini ta ikkagi säilib seal maapõues. Raudtee rajamiseks tehtud eeluuringud paljastasid näiteks nöörkeraamikaaegse asulakoha Sõjamäel, kus elati juba 2000 aastat enne Kristust. Lisaks jäid trassile rauaaegsed kalmed Alukandist Raplamaal ning Peeter Suure merekindluse kaevikuliin Kangrul. Need kohad uuriti ning kaevati läbi juba enne trassi ehituse algust. Seal selgus siis tõde rohkem, et kas see arheoloogiline väärtus tõesti puudub peale nii-öelda suuremat uurimust või siis on vaja seal ettevaatusprintsiibist tõesti ka ehitusajal arheoloog kaasata ja arheoloogilist jälgimist teha või kolmas, siis kui on vaja tõesti täiemahulist nii-öelda arheoloogilist väljakaevamist ette võtta. Me oleme nagu tuvastanud juba 4 sellist suuremat nii-öelda võimalikku arheoloogia väärtusega kohta, mis siis tegelikult on tihti nagu sellised päris palju nagu kas kiviaiad või põllukivi hunnikud, mida on siis korraga nagu palju, mida arheoloogid on öelnud, et seal võib olla tegemist sellise nii-öelda rauaaegse näiteks alepõllunduse jäänustega, pole kindel, aga sa saad olla kindel siis, kui sa lähed seda nii-öelda arheoloogiliselt läbi kaevama, kaevad põllukivihunnik ühelt poolt, dateerid ära, vaatad, kas seal on midagi, siis teiselt poolt, eks ole, arheoloogidel on oma metoodikad selleks tööks. Täna me oleme kuskil, meil on siis Röas, Raelas ja Sikeldis nii-öelda need sellised põllukivihunnikud nagu muujaspõld, niimoodi nimetada võib neid. Et oleme seal, oleme need arheoloogilised uuringud läbi viinud, ka nüüd enne Rohitrassi ehitust reeglina siin viimasel 2 aastal. Midagi olulist sealt ei leitud, paar söetükki, luutükki ja nüüd on tõesti Sauga jõel on siis Sauga jõe põhjakaldal on meil teada, et seal on samamoodi põllukivihunnikute rida. No mis oleks teie jaoks siit nagu selline, see on küll seda väärt avastus, et mis siit peaks välja tulema? Potikillud? Potikillud oleksid väga head. Me loodame leida siit midagi dateerivat, et me äkki saame selle põllukivi hunniku alt näiteks sütt, mis võiks olla siis esimesest alepõletamisest. See oleks väga hea, sest siis me saaksime juba sellise esimese dateeringu selle kohta kätte. Kaua teil ühe sellise kivihunniku peale aega kulub, kui te saate segamatut tööd teha? No see sõltub natukene, see on nüüd hästi suur. Ma arvan, selle peale läheb umbes 3 päeva. Ja siis järgmine? Ja siis järgmine, just. Sul tuleb ikkagi palju paremini välja, ma olen nagu mingi laps liivakastis. On paremad kivid. Sul on paremad kivid ja parem muld. Näe, nüüd ma küll leidsin, see on luu. Siin on metskitse varbalüli. Metskitse varbalüli? Varbalüli esimene. Leidsime Sämbla luud enne. Et komplekt tuleb kokku. Leiud, mis maapõuest välja tulevad, dokumenteeritakse ning seejärel leiavad need tee muuseumitesse või varahoidlatesse, kus teadlased ja ajaloo uurijad asjaga edasi tegelevad. Tartu Ülikooli varahoidlas on 200 000 leidu, mis aegade jooksul maapõuest välja tulnud. Kui arheoloogid on oma välitööd lõpetanud, on ehitajatel roheline tuli oma töödega edasi minna.
no maapõu on üllatusi täis ja just võib-olla see põhitrass tegelikult neid ka kõige rohkem pakub. Mis siis juhtub, kui te nüüd satute millegi väga olulise otsa? No see käib protseduuriliselt ikkagi niimoodi, et ja me oleme ka alati ehitajad informeerinud, see on üks nii-öelda keskkonnameetmete osa, et kui ehitaja nii-öelda leiab midagi, mis ta arvab, et on arheoloogilise väärtusega, siis ta koheselt peab tööd peatama, teavitama sellest tellijat ja ka Muinsuskaitseametit. Et tegelikult me täna toimetame ju selle muinsuskaitseseaduse järgi selles raames ja ta ei tohi seda leidu siis nii-öelda kahjustada, välja kaevata midagi taolist, et peab siis Muinsuskaitseametiga kooskõlastatult või Muinsuskaitseameti juhendite järgi tõenäoliselt arheoloogi rassile tooma ja siis arheoloog selgitab täpsemini nagu välja, et meil on need juhtumid küll, et meil Raplamaal eelmisel, kas eelmisel või üle-eelmisel aastal, kui hakati juba pinnasöötöid tegema, siis oli ka mingi leid nii-öelda, mida kahtlustati, et on arheoloogilise väärtusega. Arheoloog käis kohal, tööd peatati loomulikult ja tuli välja, et tegemist oli siis hoopis mingi metallist ahjuesise plaadiga, mis oli kuidagi niimoodi maa sees, aga tollel hetkel lihtsalt omas sellist võimalikku väärtust. Ja. Rail Balticum mõnes mõttes oli nagu teerajaja sellele ennetavale lähenemisele. Kuidas me täna seda taristuehituses näeme? Et kui meil on sellised suured tee-ehitusprojektid, et meil on välja töötatud selline nagu 3-etapilise uuringu skeem, mis tegelikult on üsna sarnane selle Rail Balticale. Et esmalt me tahame, et siis tehtaks üks arhiiviuuring, sest meil on väga palju infot, meil on juba kuskil andmebaasides olemas nende kohtade kohta. Siis tavaliselt tuleb ka maastikul kontrollida neid kohti ja siis 3. etapp on tõesti see, et kui midagi jääb tee peale, mis tuleb läbi uurida, et siis on nagu arheoloogiline kaevamine. – 2008. aastal toimus maailmas üks iselaadi sündmus. Nimelt ületas just sel aastal internetti ühendatud seadmete arv planeedil elavate inimeste oma. Lihtne oleks öelda, et IoT on Internet of Things või asjade internet, aga see ei ütle ju tegelikult mitte kellegile midagi. Mitte midagi. Et IoT on võib-olla koondnimetus mingitele tööriistadele, mis aitavad siis kas eraisikul või ettevõttel koguda ümbritsevast keskkonnast mingisugust infot, juhtida midagi, automatiseerida, aga põhimõtteliselt informatsiooni kogumise viis läbi mingite seadmete, mis on ühendatud internetti. 1/3 kuni võib-olla isegi pool SIM-kaartidest kuuluvad siis erinevate IoT seadmete alla. Kui palju SIM-kaarte üldse Telial on väljastatud? Väidavad, et circa 1,2 miljonit. Tänaseks on maailmas umbes 20 miljardit IoT-seadet. Ennustatakse, et juba umbes 5 aasta pärast on neid aga juba 2 korda rohkem ning vajalikku informatsiooni saab ammutada absoluutselt igast eluvaldkonnast. No kõigepealt peaks olema inimesel probleem, mida ta tahab IoT-seadmetega lahendada üldse. Selles mõttes, et niisama andmeid koguda või seadmeid paigaldada ei ole väga mõistlik. Kui on nagu teada, mis on probleem, siis tuleks idee, kuidas seda probleemi lahendada ja täna ju Telia tuleb juba siin mängu. Me aitame klientidel oma ideid uutele kõrgustele viia konverentsil, iga-aastasel konverentsil Digital Hub, mida Telia korraldab. Ka IoT on siis seal pildis olnud. Siis kui kliendil on nüüd teada, mis on probleem, kuidas seda lahendada, siis tuleb valida õiged seadmed ja nagu meil on siin imevähe seadmed, aga IoT maailma kõige suurem probleem on see, et seadmed on nii palju. Ole mees ja vali õige seade välja, see on üleküllus. See on üleküllus, jah. Puhastid OÜ tuli meie juurde murega, et neil on sellised puhastid eraisikute juures, kuhu läheb siis sinu reovesi, eks ju, puhastid kompressor sinna reovette lükkab õhku, et bakterid seal ennast elaksid. Ja mure on see, et kui see kompressor katki läheb, siis ei tule infot ja kuidas siis niisugune mitte kõige nutikamate puhastite info jõuaks siis kuhugi tootjani, et ta saaks siis abi pakkuda.
Kui mõiste ise võeti kasutusele alles 1999. aastal, siis üks esimesi teadaolevaid IoT-seadmeid oli Coca-Cola müügiautomaat, mille Carnegie Melloni ülikooli tudengid juba 1982. aastal internetti ühendasid. Põhjus oli lihtne. Keegi ei viitsinud mööda treppe joosta, et kontrollida, kas automaadis ikka jahutatud karastusjooki jagub. Samasugusel ajandil kutsuti ellu ka maailma esimene livestream, kui Cambridge'i ülikooli teadlaste rühm pani labori kohvimasina kõrvale kaamera. Kaamera tegi igal sekundil ühe pildi, mida nägid tööruumi teises otsas istuvad kolleegid. Sellest kaamerast sai üks interneti ajaloo esimesi livestreame. Minu korteris on nutikad need asjad, mis teevad meil elu lihtsamaks. Ehk siis suures plaanis valgus, paar robotit on ja siis on igasuguseid muid lisavidinaid, nagu kõige lihtsam näide on temperatuuri andur kapi peal. Sükene väikene vidin, mis ütleb mulle, et siin on 21,8 kraadi, 53% õhuniiskus. Aga neid on mul umbes 5-6 tükki terve korteri peale ja siis mul on telefonis rakendus, kus ma siis näen, et mis siin toimub ja kui soe või külm on. Selle asja ma ostan poest, aga siis neid asju nagu ei müüda kuskil. Ja see ongi nagu tulnud täpselt siit masinast, siit pealt. Ehk siis see on 3D printer ja see on, ütleme, koduse nutikodu, ütleme, üks nagu lahutamatu osa tänapäeval, sest et nagu sul tulevad mingisugused mõtted, et ma tahaks kuskile sinna mingi asja panna. No keegi ei olegi seda loonud. See printer siin on sul ka nutikas, ehk siis sa võid põhimõtteliselt olla maal vanaema juures ja siis tuleb sul mõte, et ma teen midagi põnevat. Ja panen printima. Nutiprinter. Just. Kõike enne juhtis. Ma saan kohe oma vanat, mul on uus selline lihtsalt. Mis see on? See on väike arvuti. Aha. See on umbes 15 aastat vana. Ja selle peal saabki siis jooksutada seda vabavaralist programmi nimega Home Assistant, mis siis kõike seda siin orkestreerib ja mille sees siis nagu kõike teha saab. No natukene nagu on seos Teliaga, aga natukene nagu on see kauge ka, et mis seos Telial Internet of Thingsiga on? Arvestades, et ma olen mobiilioperaator, siis paljud sellised nutikad seadmed vajavad ju, nagu me ütlesime, Internet of Things ehk asjade internet, nad vajavad internetti. Ja juba, ma olen siin 14 aastat nüüd töötanud, juba siis müüdi M2M SIM-kaarte, ehk siis mis olid mõeldud machine-to-machine SIM-kaartideks masinatesse tagada internetiühendus seadmetel. Aga 7 aastat tagasi hakkasime siis ka pakkuma lisaks nii-öelda internetile ka platvormi Telia äriklientidele, et kes siis need ökosüsteemid kokku viiks ja lihtsustaks kliendil oma internetis olevate seadmete monitoorimist. Just tänu asjade internetile on suured Eesti ettevõtted suutnud oma teenuseid klientidele mugavamaks teha ning vähendada ka keskkonnajalajälge. Viimase 4 aasta jooksul on Tallinna Vesi oma vanad veearvestid välja vahetanud nutikate seadmete vastu. 19 000 uues nutiarvestis on Telia võrku ühendatud SIM-kaardid, mis saadavad andmeid mobiilioperaatorile, kust need omakorda liiguvad Tallinna veesüsteemidesse ning kliendile iseteenindusportaali. Järgmise aasta lõpuks saab arvesteid olema üle 23 000. Paigaldame neid uusi nutiarvesteid siis taatlustähtaegade järgi. Täna on siis valdavalt arvestitel 5-aastane taatlusperiood, et me ei võta töökorras arvesteid ära, vaid ootame, kuni need jõuavad oma eluea lõpuni ehk et selle 5-aastase perioodi lõpuni ja siis me juba mitte ei kordustaatle, vaid me paneme kohe siis uue nutiarveste sinna. Esmane on see kliendi mugavus, et ta ei pea näitu teatama. Lisaks iseteenindusest ta saab vaadata oma tarbimist, mis siis võimaldab teda jälgida päeva lõikes, et kuidas ta see tarbimine oli ja vett säästa. Ja lisaks on siis tegelikult selle põhimõõtmise omadustele ka tal sellised nii-öelda nutifunktsioonid sees. Et tegelikult ta tunneb ära, kui on toru lõhkemine majas, ta annab alarmi. Kellele ta selle alarmi? Täna ta annab meile, aga tegelikult meil ka see funktsionaalsus on iseteeninduse arendamisel, et ideaalis võiks klient saada iseteenindus valida, et mis alarme ta sellelt arvestilt tahab.
üks oluline valdkond, millest võib-olla ka asjade interneti puhul, nagu ikka tänapäeval tuleb rääkida, on andmekaitse ja igasugune andmete privaatsus. Mida Telia siin ära saab teha? Telia teeb pidevalt omal turbeteste, meil on igasugused standardid, ISO standardid kasutusel ja mida auditeeritakse, et need andmed oleks turvatud, aga kui me nüüd räägime nüüd meie Telia IoT platvormi loogikas, siis see platvorm asub meil Telia enda serverites ja andmeside ehk siis SIM-kaardid on meil veel eraldi privaatvõrgus, pluss me lõikame üldjuhul tootja serverid seadmetest ära, et ei tekiks olukorda, nagu siin hiljuti meedias oli, et Hiina bussid, eks ju, mis said tarkvara Hiinast, et saaks kaugelt ikkagi nendega vigurdada. Ehk siis need seadmed saadavad ainult meie platvormile, mis asub Telia enda serverites. Sellega me tagame siis ka turvalisuse. Mind tegelikult natuke häirib, et mul on ka ligipääs oma autole läbi telefoni, sest need on minu arust sellised asjad, mis nagu isegi kui ma proovin nagu nii palju teha turvalisuse nimel, kui ma saan, aga kui midagi peaks juhtuma, siis ütleme elukriitilised asjad nagu vesi, soojus, elekter, sellele ma ei taha, et keegi saaks ligi. Ja teine asi, minu auto, et kujuta ette, et oled nagu keset nagu liiklust, pargid ära kuskile, lähed auto juurde ja sinu võti järsku ei tööta enam, sest et keegi on mingi asja peale pannud, et paneks auto kogu aeg kinni, kui sina lahti teed. Olgu, need kollased andurid on sellised, mis puudutavad otseselt nüüd nagu nii-öelda tavatarbijad, kindlasti ka ettevõtteid, aga kas teil on taustal veel mingisuguseid IoT-süsteeme, mis teie enda tegemisi täna efektiivsemaks muudavad? Tegelikult veevõrgus on küll, jah. Et me tegelikult mõõdame ka sademeid näiteks, mis on nagu oluline meie kanalisatsioonisüsteemi toimimiseks. Siis meil on ka vooandurid lisaks nendele nutiarvestitele, mis on nagu torustike peal, mis ei ole veemõõdupunktides. Et tegelikult erinevate selliste nutiseadmete pealt kokku tuleb meil see pilt, et kuidas kõige tõhusamalt siis veetorustik opereerida. No inimene kohe mõtleb, et olgu, mida rohkem seadmeid kolib internetti, seda vähem on minul levi ja paremat kiiret internetti. Kuidas sellega on, et mis sagedusi see asjade internet kasutab? Võtame 4G. See on nagu üks suur kiirde. Seal on tohutu palju autosid, tekivad juba ummikud. Aga asjade interneti jaoks on eraldi jalgrattarada. Sinna autos ei lasta. Ehk siis üldjuhul asjade internetis olevad seadmed kasutavad spetsiaalseid sagedusribasi, kuhu siis tavakliendi mobiilsideseadmed või ruuterid ei pääse. Ja seda on siis, need on võrgud on NB-IoT võrk, KTM1 võrk, ja 5G tuleb siis Red Hat. Et need on spetsiifiliselt IoT-seadmetele mõeldud võrgud, et nad saaksid liikuda siis, kui ummikud on kiirdel. Ongi tänased keskkonna, ajaloo ja tuleviku teemalised sammud astutud. Järgmisel nädalal uurime samuti seda, mis leidub maapõues. Võtame luubi alla meie maavarade varud ja nende kasutamisvõimalused. Kohtumiseni!